Mina kehastan uurivat ajakirjanikku. Ma räägin kõndides, sest Pealtnägija saatejuhid teevad ka niimoodi ja ma kõnnin raamatukogus, sest nii tundun ma intelligentsem ja veenvam. Kõige sagedamini pressinõukogusse kaevatud saade Eesti Telepildis alustab. Kätega žestikuleerimine aitab mul oma teksti veel rohkem rõhutada ja ma luban, et saate lõpus tuleb ka suur paljastus. Saatejuht jookseb, et see lugu tunduks dramaatilisem. Et tegu on tõsise probleemiga. Ütlen ma, et Eesti rahvas tahab ju teada. Kaadritaguse hääle põhiline eesmärk on saateaeg täis venitada. Selleks räägin ma samadest asjadest, mida vaataja nagunii ekraanil näeb, ainult et mina jutustan ekraanil toimuvat ümber kummalise häälega ja väga aeglaselt. Näiteks praegu näitame joonistust, mille anonüümne allikas on politseile esitanud ning püüame jätta muljet, et tegu on tõsiselt võetava kujutisega kurjategijast. Kuna anonüümne allikas soovib oma raha tagasi, paneme taustaks mängima vaimuka retroloo. Mis sest, et seetõttu kaob viimnegi tõsiselt võetavus. Ja nüüd ma olen siin ja ma vestlengi oma loo anonüümse allikaga, kes on peaaegu ka selle looga seotud. Tere! Ja nüüd ma küsin küsimuse, mis tegelikult ei olegi küsimus, vaid ma lihtsalt esitan oma nägemuse kogu sellest loost ning ma lasen sul anonüümsel allikal kinnitada oma sõnu. Jah, nii on. Kuidas see kõik võimalik on? Näitame uuesti neid 3 kaadrit, mis meil üldse filmitud on. Saateaega on veel päris kenasti järel. Ei teagi, mida järgmiseks näidata. Õnneks on meil need hägused kaadrid. Kuigi vaatajad seda ei näe, ütlen, et seal toimub kaklus. Nii on. Ma luban, et pärast pausi tuleb suur paljastus. Nüüd loen ma ka ette Facebooki vestluse muu uurija ning vaenlase vahel ja seda väga aeglaselt. Ma olen lõpuks ometi üles leidnud inimese, keda anonüümne allikas süüdistab. Tere! Nii. Ja nüüd ma esitan emotsionaalselt uuesti kõik anonüümse allika faktid, mida ma ise pole üldse üle kontrollinudki. Aga miks te ei vasta? Miks te ei vasta? Miks te ei vasta? Kuigi telekanal reklaamib seda saadet kui ajakirjandusliku telemagasiini, vilistasin ma ka sel korral õige mitmele ajakirjanduse eetikakoodeksi punktile. Aga pole midagi. Jäägem lustlikuks. Tund aega eetrit jälle ühe ainsa looga täidetud. Lahenduseni me ei jõudnud, aga ega elu ei olegi kättemaksukontori episood. Järgmises saates näeme, mida järgmised murelikud kodanikud on mulle kirjutanud. Ja nüüd ma haihtun ära. Nüüd loen ette pressinõukogu järjekordse tauniva otsuse, mis ütleb, et me peame selle lihtsalt ette lugema, kuid see ei kohusta meid millekski enamaks.